ehk loodud. Kõik Suurbritannia parlamendi 72 naissoost liiget saatsid Meghan Marklele kirja, milles avaldasid hertsoginnale igakülgset toetust. Oma kirjas hoiatati meediat, mis olevat Meghani suhtes äärmuslikult kriitiline. Saadikute sõnul on 10 artiklid ja pealkirjad rikkunud naise privaatsust ning üritanud luua temast sobimatut kuvandit. Pöördumine avaldas hertsoginnale sügavat muljet ning ta võttis vabaks saadikuid isiklikult tänada. Tänase ilmateate toob teieni ehitusmaterjalide kauplus Ehituse ABC. Ma tulen palava ja külmaga, ma tulen poodi iga ilmaga. Tänase ilma kohta võiks öelda lausa, uskuge või mitte, aga täitsa kena grilliilm, kui grillitooteid veel on poodides. Ehk siis valdavalt paistab päike täna, väiksed pilved ujuvad tast aeg-ajalt üle, tuul ei ole üldse tugev ja temperatuurid on 3–9 kraadi sooja. Ehituse ABC-s kuni 19. novembrini. Kõik laminaatparketid –29% ning kõik keraamilised plaadid –27%. Parim valiselge see Ehituse ABC.
on ta päikesepaisteline paljudes kohtades üle kogu Eestimaa. Ja me tervitame hommikuprogrammi kuulajaid ja anname teile juba homseks ka väikseid vihjeid, kui homme samal ajal ärkate, siis võite ka meid kuulata, sellepärast et homme laupäev ja homme läheb eetrisse laupäev, nagu ikka kella 8 ja 11 vahel ja siis me räägime teile sellest, mida me selle nädala jooksul tegime, me oleme igasuguseid asju teinud, me oleme mänginud inimlotot, me oleme Kivisaare uut mütsi vaadanud. Vastupidi, see tegelikult on üks väga vana müts. Vana uus müts. Ja ma mõtlesin, et mul oleks vaja uut mütsi. Eile leidsin ühe, mis mulle nagu endale nagu tundus, et võiks olla okei, no mis nagu sobiks minu vajadustega. Jube kallis oli. No vot, siis me oleme mingisugune 150 eurot. Siis me oleme tähistanud Halloweeni sellel nädalal ja selle kohta leiame igasugust materjali meie sotsmeediakanalitest, nii et homme kella 8 alates saate ka meie tegemistele kaasa elada. Ja minu tegevused olid siin nüüd eilse päeva jooksul päris erinevad ja tegevusi oli hästi palju ja sinna hulka kuulus ka siis filmi Tõde ja õigus äravaatamine ja olen veel ikkagi natukene selle Tõe ja õiguse nii-öelda lumbuses ja tabasin ennast ühelt huvitavalt mõttelt, mida ma mõtlesin, et ma selle mõtte nii-öelda paiskaks eetrisse. Ja mul oli, ütleme selle filmi vaadates nagu, ja kui see oli nagu läbi saanud, oli nagu ühest asjast kahju. Ja mul oli kahju sellest, et see Krõõt nii ruttu ära suri seal filmis. Krõõt, kellel oli hele hääl ja kes kutsus poissa. Ja mul oli kahju sellepärast, et ta nii-öelda areenilt lahkus nii varakult, sellepärast, et kui tema areenilt lahkus, jäid alles ainult mingisugused lollid. Et ühtegi normaalset inimest enam ekraanil ei mahtunud. Ja, aga see on nagu üks mu hea tuttav ütleb selle kohta, et elu on. Elu on, jah. Ja, või siis siinkohal just nimelt elu ei olnud. Ta oli nagu kuidagi ebamaiselt liiga normaalne võrreldes kõikide teiste tegelastega, kes sinna siis lõpuks nagu maandusid, aga noh, näed, seal oli ka moodsaid asju, oli ka ikkagi selles filmis, kuigi oli vana aeg, kärgpere ja muud siuksed värgid, aga lihtsalt selline väikene